Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere taas, head Eesti Esu kuulajad ja vaatajad ja sõbrad. Aitäh, et tulete meiega. Tere Virko Veskoja. Tere. Ehk siis Luuk. Jah. Virko, me rääkisime just viljakohvist, mis oli väga populaarne toode nõukaajal on ju. Ja pean ütlema, et kui ma esimest korda kuulsin lugu Loving You, Luuk, siis ma olin kindel, et see ei ole Eesti lugu, et see on mingi välismaa lugu ja ma olen suur Jungli fänn ja nii edasi, et siit ma lähekski sinna, et kuidas, see tundub mulle nii ulmekas asi, et kuidas mingi breakbeat ja jungle tollel ajal, ma ei tea, see on mingi 80-ndad või millalgi, et kuidas... Ta sündis mingi 90-nda algus stiil, no ütleme jah, 80-nda lõpu 90-nda algus. Et kuidas üldse see muusika sinuni jõudis? Siis me peame minema ikka väga algusesse. Ma mõtlengi, et see on ilmselt siis varem üldse, kui sa ju hakkasid tegema, on ju. Ja. Et algus oli ikka see kuulamine, mitte selle stiili kuulamise, see stiil sündiski 80-nda lõpus, 90-nda alguses, aga siis me peame minema 80-nda algusesse, kui ma kuulasin Soome raadiot ja Soome telekast, ma olen Tallinnast pärit, on ju, see oli võimalik. Kuulasin lugusid ja popmuusikat ja seal oli niimoodi, kogu aeg alati mõtlesin, et miks on niimoodi, et trummid on nagu alati nagu natuke tahaplaanid, et nii palju asju on seal veel, on ju, et miks võiks olla lihtsalt mingid trummid on ju või mingi bass või midagi niimoodi. Aga sellele see asi jäigi, aga siis kui ma sain oma esimese duubel kassettmaki, noored vist isegi ei teagi, mis asi see on, aga selline kassetikas kahe kassetiga kassetimängija ja sealt siis sain hakata Soome raadiot kuulama, Radiomafiat. Siis ta ka vist 80-nda lõpus tekkis see Radiomafia sinna Soome raadiosse. Noorte jaam nagu R2 umbes Eestis on. Ja seal nagu hakkas tulema see hip-hop ja trip-hop ja sellist house ja see oli nagu nii uus asi minu jaoks, et see lõpp on, et mis asi see veel on. Ja natukene 90-nda alguses hakkas tulema ka sellist Inglismaalt, Londonist sellist reivi muusikat või see oligi nagu see esimene breakbeat, see oligi siis umbes samal ajal sündis see. Ja siis ma olin olin tehtud, et see oli niivõrd uudne asi, on ju. Aga probleem oli selles, et Eestis oli, ainult Radiomafia kaudu saigi seda kätte, et Eestis oli jube raske seda kätte saada. Et mingid väiksed jupid ainult olid, on ju, ja siis siis oli selline lugu, et kui sa mingit asju kätte ei saa, siis tuleb hakata ise tegema neid. Et siis mul jäänudki muud üle, kui hakata ise tegema. Kusjuures mul oli täpselt sama mõte kunagi, ma ka hobi korras mängin mussi plaate, on ju. Et kunagi oli, ma olen suur ka Dubstepi fänn, on ju, aga Dubstep hakkas välja nagu surema siis, kui mina suuremaks kasvasin, et siis tuli house'i ja tehnolaine tuli peale ja siis ma mõtlesin, et enam ei saa pidudel kuulata Dubstepi suurtest kõlaritest, on ju, et siis tuleb ise mängida, et muud varianti ei ole. Ja siis ma hakkasin ise mängima, on ju. Aga kui sa lihtsalt selgitaks, et mis asi on breakbeat või seda žanri, et kuidas sa selle nagu lahti selgitaks? Kõigepealt ma ütlen, et praegu, kui me räägime breakbeatis, see on devalveerunud see sõna, et kui me ütleme breakbeat, see ei ole enam see, mis oli 90-nda alguse breakbeat. Et see on nagu, ma ei oska öelda siis nagu varajane jungle või selline asi. Aga mis see on või et küsisid, mis asi see on või? Et põhiline rõhk ongi rütmidel ja ütleme bassil on ju. Ja siis sinna peale on siis võib-olla mingisugused muid instrumente ka on ju, või vokaali ka on ju. Ja see on huvitav, et kui see sõna lahti võtta, siis see tähendab nagu beadi lõhkumist siis või? Et ongi niimoodi jah, nagu selline ja luup ja kordus on ju, et mingi asi kordab kogu aeg. Ja junglis on üldse, mina
kuulsin ka esimest korda, jõudsin Jungle'i juurde üldse kuskilt sealt rege maailmast ja nii edasi, et siis need trummid panevad ikkagi siukse paugu sulle ära, et siis tekibki see efekt, et mida tänapäeval jääb järjest vähemaks, et mingi žanr üllatab sind nii, et sa ei ole mitte midagi sellist varem kuulnud ja sa oledki müüdud, nagu sa ütlesid. Et viimati mul juhtus seda juba siis, kui ma olin aastaid kuulanud elektroonilist mussi ja siis ma kuulsin esimest korda seda Juket, seda USA, tead seda muusikastiili? Ma olen kindlasti kuulnud, aga praegu hetkel kust ta nagu pärit on või mis vist juurtega? On ikka mingi Chicago ja Detroiti mingi teema ja mustade muusika. Ta on nagu tehnomoodi asi või? Ta on Jungle'i tempos 160 ja muud moodi ma ei oskagi seda kirjeldada. See oli minu jaoks nagu täiesti uudne asi, aga nüüd aastaid ma ei ole nagu avastanud enam midagi uut. Ja see läheb ka kokku selle jutuga, mis sa ütled, et breakbeat on devalveerunud, et lihtsalt mulle tundub, et sinna alla on nii palju asju nüüd kuulub. Ei üleüldse kõik need on devalveerunud, mingi deep house ja praegu deep house all on teise õudukas, mis tuleb, mis oli 90. algus oli teine asi, aga samas ma ei ole ka mingi selles mõttes nagu mingi vana peer, et nüüd ütlen, et oi, et see on nõme, see on paratamatus, et elu kogu aeg ongi liikumises, muutumises, sinna pole midagi teha. Et Kui sa mõtlesid siis, et tuleb ise tegema hakata, siis kuidas sa lähenesid üldse sellele? Kuidas sa nagu esimese biidi tegid? See on nagu pikk jutt, see on alguse sai ikkagi ütleme koolibändist. Hakkasime sõpradega musa tegema lihtsalt. Ikka noored teevad koolis musa. Me tegime alguses nagu ikka instrumentidega. Mina olin trummar ja oli üks Indrek räppis ja Tõnis, kes ainuke, kes pilli oskas mängida, tema mängis bassi ja basskitarri. Ja siis oli üks kutt mängis veel, Mart mängis sünti ja tegime koolibänd. Nagu räpi bänd nii-öelda, aga nende elus pildid, meil ei olnud võimalusi lihtsalt muid, et koolis vedelesid mingid trummid kuskil nurgas ja niimoodi, et siis sai teha. See oli nagu algus. Aga siis järgmine hetk sõber Tõnis ehitas endale arvuti. Ehitas arvuti endale? 286, komponentidest pani kokku, mitte nagu takistite haaval, aga lihtsalt plokkide haaval on ju. Ma ei tea, kas need protsessor 286, 386 see ei ütle mitte midagi. Ei ütle, ja siis sinna juurde ehitas selle täitsa ise helikaardi. Kondekatest ja takitest selline traadipundar oli laua peal. Isegi ei olnud tükkplaadi peal, vaid oligi nagu niimoodi joodetud kokku. Ja siis me hakkasime Indrekuga hakkasime tema juures käima nii-öelda mingi algelisi asju tegemas. See oli mingi 92 või niimoodi. Ja sealt sai alguse, aga siis hakkas vaikselt arenema, tehnika hakkas juurde tulema ja vahepeal meil isegi oli mingi vene mingisugune rütmimasin, aga see suri suht kiiresti ära, et ja Luuk sai alguse siis, kui me lõpetasime keskkooli 94 suvel minu magamistoas on ju. Et meil oligi niimoodi, et me olime alguses kolmekesi, tegime niimoodi musa, et tassisime tehnikat üksteise juurde nagu, et need magamistoa bändid tollel olid, et öösel sai siis musa teha, üksinda tegime nagu, et arvuti käis nagu külast külla. Et öösel sai siis musa teha ja päeval sai koolis käidud. Aga siis üks tüüp teeb nagu midagi valmis? Ei, üldiselt meil oli ikka, et me tegime kõik ise. Ei, et üksinda. Algus lõpuni üksinda on ju. Vahest ka koos, aga üldiselt kujunes niimoodi, et ikkagi eraldi. Ja seda ma olen ka mõelnud, et see on selline huvitav asi, näiteks elektroonilise muusika produtsendid, kui on mingid kooslused on ju, siis see tundub hästi individuaalne ala, et see on samamoodi nagu ütleme, et kui on raamatul on näiteks 2 seda autorit, siis alati olen mõelnud, et kuidas te siis koos kirjutad, et ma kirjutan ühe lause, sina kirjutad ühe lause, aga päris nii see vist ei käi. Oleneb inimest võib-olla, aga meil oli veel see, et tagantjärgi ma nagu tajun ikkagi seda, et see
koos tegutsemine oli küll nagu bänd, aga tegelikult nagu selle loome oli individuaalne, on ju. Et, aga et ma arvan, et kui me ei oleks koos toimetanud, siis ei oleks midagi sündinud ikkagi, et oli see, et et käisime üksteise juures kuulamas need lugusid ja siis oli veel üks kutt oli, kes nagu jagas seda arvuti ja siis hakkas internet tekkima ja kas seda poolt hakkas hankima meile ka mingid sampleid ja mingid instrumente ja pille, on ju. Et ta oli ka tegelikult ülioluline tegelane, ilma temata ei osanud nagu midagi teha, nagu, et kuskilt saada midagi. Et alguses ju samplerit ei olnud. Ja. Kuidas te nimeks endale Luuk valisite? No Luuk oligi niimoodi, et seal, kui see Luuk sündis minu seal magamistusas 94 juulis, ma täpselt mäletan seda, ma veel filmisin kõike seda ööd, kus me seal toimetasime, on ju. Et sul oli magamistoas oli nagu minu magamistoas oli kõik tüübid olid seal ja kõik, siis tookord me olime kõik koos ja tegime seal mingit jämmi on mingit koos mingid asju. Ja kui hommik kätte jõudis, siis mõtlesime, et et nüüd saadame Raul Saaremetsale, siis oli juba see Raul Saaremetsa vibratsioon, on ju, et saadame talle nagu demo. Et öö läbi tegime mingeid asju seal ja et sai vist mingid mõned lood ka valmis ja siis, et saadame. Siis oli vaja nimi mõelda, aga siis nagu, ma ei mäleta, kelle mõte see oli, aga igades, et Luuk nagu ei tähenda midagi, et kui tundus niimoodi, ei tähenda midagi, muidugi ta tähendab, on igas asju, aga siis oli nagu selline tunne, et ei tähenda midagi. Ja siis jäigi see Luuk, alguses oli 2 U-ga ja siis hiljem tuli need koolonid juurde. No koolon pikendab nagu seda U-tähte, on ju? No see oligi nagu see ingliskeelse pikendus, on ju. See oli väga hea idee ja see tuli natuke hiljem, aga ma täpselt ei mäleta, kes selle välja mõttes, aga tõenäoliselt kas Indrek või siis Tõnise vend oli inglise filoloogis õppis, et äkki tema või et pigem sealt poolt tuli see. Mis sellest demost sai siis? Jõudis see vibratsioon? Ja seda mängiti. Ja mis kujul, kasseti peal saatsite? Ja ikka, jah. Ja siis neid hakkasime raadiotesse neid demosi saatma iga nädal. Nagu niimoodi non-stop, mitte aastat niimoodi. No ma ei kujuta ette, mis teine raadiojaam või isegi raadiosaade üldse seda Eestis võiks mängida või mängiti siis ikka? Ei, mängiti ikka. Top raadio oli, siis Meelis Meri oli, toimetas seal, Meelis Meri, ma ei tea, tead, on praegu ka edukas tegelane, teeb musa ja niimoodi, aga siis oli seal Raadio 2 oli need erinevad saateid ja Koit Raudsepp oli Saaremets, siis oli Mihkel Rootsberg, ikka oli need saateid, ütleme mingi 5-6 sellist saadet. Ja aeg-ajalt isegi, nagu see põhilugu tuli luugil või need 2 põhilugu, siis mängiti nagu nii-öelda päeval ka. Vot jah, seda ei kujuta ette, et ma praegu autoga sõidaks keset ummikut ja lastaks Luuki. Tuleb. Mängitakse, autori kaitses ma näen. Isegi ostukeskustest mängitakse, on kuuldanud. No aga kuidas, kas need Laav ja Laaving ju need sündisid suht siis üheaegselt? Kumb enne oli? Laav oli enne, see oli 94 lõpp 95 ja Laaving ju tuli sinna otsa ka mingi 95-6 midagi niimoodi. Järjest ikka suhteliselt. Jah, Loving You on ju vokaali ka sisse sämpeldatud, et siis oli juba see ka teemas, kui te tegite. Jaa, Laaviga kõigepealt oli niimoodi, et see sai tehtud, ta on ikka suht suvaliselt kokku pandud, on ju mingi kasseti pealt sämplitud asjad ja aga ta selline nii-öelda kvaliteedi mõttes nagu, see ongi hea, et selline kvaliteet on selline hoopis teistmoodi. Ajastu märk nagu. Täielikult, et sellise soundiga. Aga Loving You sai tehtud juba niimoodi, seda ma tegin seal juba stuudios, päris stuudios. Seda ma tegin teadlikult, mitte niimoodi, et see nagu kuusaks saaks, aga ma tegin teadlikult, et võiks teha mingi ise endale jälle nagu. Et võiks nagu mingi ägeda loo teha, siis ma leidsin selle Mini Riperdoni vokaali üldse Soome raamatukogust. Tuleb arvestada, et tol ajal ei olnud internet, ei olnud midagi saada ja kuskilt, et siis ja ei teadnud ka mitte midagi. See tuli nagu ma ei läinud niimoodi raamatukogu sinna Soome, et et nüüd mul on Tampere raamatukogu veel, et mul on vaja seda lugu, et ma lihtsalt juhuslikult leidsin selle
Kuulasid siis raamatukogus lihtsalt kuulasid non-stop muusikat lihtsalt. Ma olen neil kogu aeg hästi palju nagu otsinud ja kuulanud muusikat kogu aeg niimoodi, siiamaani. Ja siis leidsin jäsku selle loo, et ma ei teadnud sellest mitte midagi loomikul. Mitu tundi sa päevas muusikat kuulad? Kogu aeg, nii kui võimalik. Et ja varem, kui ma tegin nagu musa ka, siis ma kuulasin selle pilguga, praegu kuulan ka selle pilguga, et mida saaks samplida. Et see on, see on kogu aeg olnud nii palju juba 90 alguses saadik. Ja ma just kellegagi rääkisin, et siis hakkasin ise mõtlema, et mul on see sama, et ma kuulan hästi palju, et et kui ma praegu mõtlen, et umbes 20 aastat ma olen iga päev vähemalt 3-4 tundi mussi kuulanud, et siis nagu sealt tekib mingisugune oma maitse tekib ja siis mingid asjad, mida sa kuulad ja nii edasi, et kuigi ma ise ei produtseeri, siis mingisugune pika peale tekib mingi elektroonilise muusikaga ma olen alati mõelnud seda, et mida rohkem sa kuulad, seda paremaks sa saad selle kuulamises ka, et see on nagu mingis mõttes skill või selline, ma ei tea, kunagi kuulasin hästi palju UK räppi, Crime'i ja neil on nii oma lingo ja seda peab ka õppima üldse alguses kuulama, et sa aru saaks, mida nad seal räpivad ja nii edasi. Täpselt jah, ega nii ongi, et loomulikult on kindlasti, sa arened ütleme nagu stiilide poolest on nagu praktiliselt kõik, ütleme kantid ma ei kuula, aga mitte, et kanti album, see ei ole minu teema, aga kantis on ka häid asju, minu jaoks ka, aga üldiselt mitte, aga kõik muu on nagu ja ütleme jah, et praegu ütleme hardstyle'i kuulad ka need stiili nimed on, et see on nagu parem on teha niimoodi, et panna asi mängima siis, et kas on minu teema või mitte? Ja ütleme niimoodi, kui ütleme mingid lood, mis on 80 lõpust nagu praegu kuulad, siis loomulikult sa kuulad hoopis teise pilguga, sul on nii palju nagu kogemust. Et mitte ainult kuulamise mõttes, vaid ka nii-öelda enda nagu tarkuse mõttes ka, et sa näed nagu asjadest läbi juba. Või mingid samplid ka, et kui varem mõtlesid, et sama asi, et juba on, praegu on juba läinud asja selleni, et samplitakse juba samplitud asju, et mis on juba samplitud mitu korda üle samplitud ja siis nii edasi. Et nende kiht on nii palju juurde, mis see üldsegi halb on. Koopia koopiast. Täpselt, jah. Aga see selles mõttes, et see lisab ka, või muidugi tänapäeval on see nagu see produktsiooni ja see kõlaasi on läinud niivõrd siukseks puhtaks ja asjaks, et kõik kõlab nagu isegi kliiniliselt on ju. Ja just vanemaid asju kuulates on hästi erinevalt kõlavad asjad, et nagu sa rääkisid sellest laavist ka, et see ongi mingid ajastumärgid on küljes konkreetselt lugudel on ju, kui ei ole veel muudetud ja nüüd neid remasterdatud asju antakse kogu aeg välja nagu vanu asju. Aga üks tähelepanek on see, et tegelikult mul pole kunagi olnud ma ei ole kunagi ajanud taga mingit sellist steriilset kvaliteeti. Mul on nagu olulisem see, mida see lugu mulle annab, on ju see mentaalne pool seal, mitte see, et on ära lihvitud, et pigem vastupidi, et natuke selline, kuidas öelda, räpakus või selline on nagu asjale, annab nagu hoopis teise tunde. Võib-olla see on sellest, et mul ei ole nagu muusikalist haridust, et ma olen tähele pannud seda ka, et paljud kes on muusikalise haridusega, hakkavad drum and bassi tegema, siis see ei ole nagu hästi. Et seal ei ole nagu seda hinge sees, see on nagu sama asikused, et on 2 savipotti on ju, ja ühes on hing sees, teised ei ole olgu, et nad täpselt näevad samasugused välja. Ja see on ju AI muusikaga seoses ka suur argument, et AI teeb perfektselt on ju. Aga see inimese touch on see, et kuskil on midagi ligadi-logadi, aga see annabki nagu selle väärtuse. Jaa, täpselt need luugilugudega on sama asi, et seda ei räägi mina, aga seda on paljud teised rääkinud, et seal on nagu peale selle loo on veel midagi seal taga. See ongi see, miks mina ka muusikaga paaniliselt otsin, mitte paaniliselt, aga siiamaani. Rahulikult, aga järjekindlalt tähendab, et nii pidi pigem, et mingi, ütleme juba 40 aastat on umbes.
ja see on ju noh, mingite hästi kuulsate produtsentide teema ka, et kuskilt on midagi lappes nagu mingid Puriali biidid või need Aphex Twin'i biidid või mingid asjad on ju, et noh, suht ujuvad ja ei ole seal nagu mingisugust perfektsust taga aetud on ju, aga noh, inimesed on täiesti vaimustuses. No sa tõid selle Aphex Twin'i, no see on ikka tippude tipp on ju, seda ma olen eelginud ka juba kogu aeg on ju, siiamaani ta toimetab on ju. Et tal on Richard D. James on ju, tal on neid projekte hästi palju on ju, aga Aphex on kõige tuntum on ju. Ja see on hea näide, et kuidas ta nagu, no tal ei olnud sama asi, et see muusikanälg oli selline, et pidi hakkama ise tegema, et midagi pole teha, kui ei ole nagu. Ja nende nii-öelda, mina olen kokku puutunud, kui proovides nagu miksida neid lugusid on ju, et siis Aphex, ja miksida on nagu keerulisem, et ta ei ole nagu perfektne on ju, isegi see beat seal ujub ja nii edasi, aga noh, see ongi see võlu. Muideks sama asi oli, tavaliselt on musaprogrammid on niimoodi, sa paned biidi perfektselt, eks tiksub on ju. Aga muideks Laavi Kjuuga oli sama asi, et see soft, mis seal oli, ma mäletan, seal ei olnud võimalik panna seda niimoodi, ma panin nagu kuulmise järgi niimoodi, et tegelikult ta ei olegi nagu perfektne. Et seal oli ka sama asi, et nii-öelda käsitöö oli mul seal, ma mäletan. Aga no see on jah, ütleme DJ ameti puhul on ka see, siis sa pead kuulama seda miksi, sa pead olema nagu kogu aeg kohal, et seal parandada seda miksi on ju, sest tegelikult sa võid ju vajutada sync-nuppu ja kõik on perfektselt jookseb. Aga ise kui vaadata DJ-d mängimas, siis on ka, siis mulle meeldib, kui inimene higistab seal puldi taga ja mingi kuulab, ikka läheb natuke ujub ja proovib hoida seda lainet on ju, proovib sünkroniseerida nii-öelda biite. Et siis on nagu aru saada, et inimene on puldi taga. No tänapäeval on nüüd nii-öelda DJ-si kõik kohad täis on ju. No nii lihtsaks on YouTube'is on ju need boiler roomid ja aga las ta olla, selles mõttes nagu see on ka, jääb ka, see on jälle kihistus on ju, et jääb ka nagu see akustiline gitarr, kui tuli elektrigitarr, siis kõik hakkas kisama, nüüd akustiline gitarr sureb ära, aga ei surnud, et kõik nagu jääb. Nojah, umbes nagu paberajakirjandus, et see sureb ära, aga näed, ikka veel elutseb. No ta või jälle tagasi tulla mingi hetk, et nagu muusikaga minust sama asi praegu, et kõigil on sellest digimaailmast nagu kõrini, siis hakatakse jälle vinüüle ostma ja kassette ja mis on nagu füüsiline asi on ja ikka inimesed tahavad ikka sellist füüsilist asja nagu kogeda. Nojah, flopide peale vist tagasi ei lähe. Flopide peale ma arvan, ei minda, jah. Ja nende suurte lintmakkide peale ka tõenäoliselt mitte, see on nagu väga nissi teema, aga kompaktkassett nii-öelda on nagu isest äge, see on kassettplayer on ju. Ja kassette ma olen isegi kuulanud, nüüd ma vahetasin autot, aga enne mul oli auto, kus oli veel kassetimängija, siis ma ikkagi kuulasin kassetti. Aga jah, see vinüüli ajastu on tulnud suure hooga tagasi. See jah, üldse põhimõtteliselt see näitab seda mustrit siin on ju, et kõik käib ringis. Kõik käib nagu ringis ja ma ei tea, riiete, kõigega, kultuuriga, kõik tuleb niimoodi ringiga tagasi. Ja samamoodi žanritega on samamoodi, et tegelikult ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi või midagi, siis ütleme, nii palju kui mina kuulan, siis ma nagu ei tajunud, et mingi tohutu mingi breakbeat'i asi on, aga nüüd on küll mingisugune see breaksi asi on, panedki selle boiler room'i mängima, ei ole ühtegi miksi, kus sealt mingit sukest suhu läbi ei käiks. Ja, ma olen ka tähele pannud, jah. Aga mis, ütleme, kui sa igapäevaselt mussi kuulad, siis mida sa praegu kuulud? Praegu tahan palju nagu vaikus kuulata. Aga kui musa mõttes, siis näiteks viimasel ajal jälle see lainetena näiteks kuulan praegu hästi palju, on äge on see easy listening 60-ndad, 70-ndad selline orkestriga selline meloodilised lood sellised. Et praegu nagu see, ei ma kuulin igas, hip-hopi kuulan kogu aeg ja siiamaani isegi Wu-Tang Clani kuulan neid vanu asju, see on ka jälle nii ehedad asjad on ju, see 90 aastate Wu-Tang Clan. Need tegutsevad siiamaani väga edukalt, aga ja ütleme, drum and bassi väga praegu ei kuula, kuna nagu ma ei ole leidnud midagi väga ägedat, et aga ma ütlen, see kogu aeg käib mingi kuulamine, et ma ei oska konkreetselt öelda nagu. Jah, see, et kui sa niimoodi nii palju kuulad mussi, siis on ka selline mingi lainete asi, et vahepeal, mul on samamoodi. Väsin ära nagu mingi ajaks ja siis jälle avastan jälle. Regest ka mingi periood ma kuulasin ka reget hästi palju ja siis tuli see aga jungle ja aga sellest ka vahepeal väsin ära, siis vahepeal oli house ja siis jälle väsid ära. Ja.
nojah, kuulad mingi nädal-kaks käivad sul enam-vähem nagu enam-vähem püsid ühes žanris ja siis jälle kuidagi liigub edasi ja avastad mingi uue asja või noh. No mingid džässid ja asjad on ja no ütleme klassikalist aeg-ajad, noh mulle meeldib Steve Reich, ma ei tea, kas Steve Reichi tead. Ta praegu teeb ka sellist nagu, noh, ta on isegi Eestis käinud, noh see on praegu mingi 80 aastane, aga noh, kui sa ei tea, siis pole mõtet praegu niimoodi seletada. Aga millal te Luugiga esimest korda esinema saite? See oli ikka samal aastal, 94 jõulude aeg oli see, oligi jõulupidu, oli EKAs kunstiakadeemias, tol ajal oli seal, no see vana maja, mis oli seal Tartu maandel. Ja seal foajees oli sinna pidu, kus oli peale Luugi esines ka Booraks, Booraksid, ma ei tea, kas sa tead, see Leslie Laasner ja Janek Murd ja kes seal olid, on ju. Ja siis see Vadim Vadja-Lahari oli DJ ja see oli nagu esinemine siis. Ja see oli nagu lahe selles mõttes, et see pidu ristiti persekelladeks, sellepärast, et seal kogu aeg midagi juhtus, on ju, kõlal läks läbi ja siis vahepeal midagi töötanud jälle selle, kogu aeg mingi jama käis seal. Ja mis tehnikaga te mängisite, siis ei olnud enam pille, on ju? Ei, siis oli arvuti, tassisime arvuti lava peale ja arvutist. Play nuppu ja... No ala enter nuppu, nagu kõik mõnitasid, et tüübid ei tee midagi, sa vajutad enter nuppu. Ja. No see on tegelikult lahe, tagantjärgi siis mõtlesin, et võiks nagu midagi teha, siis vahepeal me isegi tegid mingid laivi mingi sündiga asju, aga no see oli selline tsirkuse tegemine rohkem, et ongi lahe, et sa ei tee midagi seal. Aga siis ikkagi sai nagu algusega mingi siuke nii-öelda Eestis esinemiste turnee. Ja siis vahepeal ikka oli isegi õhtu jooksul mitu laivi nii-öelda. No milline see Eesti peostseen oli 90-ndatel, siuke reivikultuur ja? See oli erinev, noh ütleme, Tartus oli nagu omamoodi publik on ju, siis Tallinnas oli nagu erinev, Pärnus oli erinev, Viljandis oli erinev, et see oli nagu noh, hästi nagu oli tunda kohe, et on nagu inimesed erinev. Olgu, no võib-olla mõned sõitsid nagu Tallinnast Tartusse ka, aga noh. Aga mis inimesed peol tegid? Nagu tantsisid ikka või tegid drooge või ma ei tea, tänapäeval on inimesed telefonis ilmselt peol ja teevad pilte? No siis oli drooge kindlasti tegid jah, ja alkoholi ka ja tantsisid ka ja kõike tegid. Et meie või mina jäin sellest narkoasjast täielikult kõrvale, mind selle üldse nagu ei huvitanud, et see nagu läks täielikult mööda. Ja kõik nagu, keegi nagu eriti ei usu ka, et mis mõttes, et tegid sellist musa, et sa ei kasutanud midagi, aga tegelikult täielikult nagu selgelt. Pidid olema kommis järelikult. Ei, see oli, ei olnud neid asju, jah. No seal on jah see, ütleme see nagu väga tüüpiline skeem on siis siuke, et keegi, kes esineb või mängib mussi või mis iganes on ju, et siis sa paratamatult sa käid on ju öisel ajal väljas ja sa oled koos rahvaga ja siis hakkad nagu koos nendega pidu panema põhimõtteliselt on ju, et siis võib tekkida see, et lõpuks oled kuskil augus. Huvitav on see, et ma ei tea, kas mul oli hoida või ma ei tea, ma nagu ei tahtnud üldse sellist asja, isegi kanepit mitte ja ma mäletan, olid mingid peod, konkreetselt oligi erinevad toad olid, ühes toas oli nagu mingi joogid on ju, teises toas olid mingid peegli peal juba triibud valmis on ju. Ma üldse nagu ei olnud mingi teema see. Aga inimesed tegid ja hästi paljud tegid ja ma tean, et paljud ütlesid, nad ei saagi ilma nagu peole minna, kui midagi ei tee, et siis on nagu, siis sa oled nagu kuulasid musa ja siis olid nagu kõrgemal kuskil on ja käisid ära. Ja. No ja see ikka muudab sul seda meelte taju või seda ja võibki olla väga hea peol muusikat kuulata. Ei absoluutselt jah, et see hea muusika on alati käinud sellised asjad kaasas on ju. Et sinna pole midagi teha, aga põhiline, mis see oli ikkagi tol ajal veel oli niimoodi, inimesed nagu ikkagi tantsisid nagu. Ma ei tea, mis tänapäeval pidudel tehakse. Ja sa ütlesid, et telefonis on kõik. No jah, see telefon on võib-olla kõige suurem erinevus, mis mul kohe pähe tuleb, et inimesed või üleüldse nagu suuremas mõttes see, et inimesed saavad suhelda ka nende inimestega, kes seal peol ei ole parasjagu, on ju. Aga nagu toona ei olnud seda, et Tegelikult suur vahe on selle, et oli kahte sorti pidu, olid need nii-öelda alternatiivbiod, kus mina liikusin, on ju,
mis olid ka väga ülipopulaarsed ja teine pool oli siis sellised nii-öelda diskod on ju, kus oli siis no, põhiline oli ka see, et isased otsisid emaseid ja vastupidi on ju, oli selline teema nagu põhiteema on ju. No see on, ma arvan, see on jäänud. Ma arvan, et see vist jääbki. See on siuke ja ümber lõkke tantsimise nagu rituaal. Ja. Aga no seda oli tunda kohe, et seal ütleme, noh, mul oli ka sama teema, et ma läksin peole mitte naisi lantima, vaid muusikat kuulama. Ja paljud võibolla need oli ka midasugused oli veel, aga kui sa läksid kuhugi sinna disko kohta või no, diskoklubidesse, seal oli pigem ikkagi see, et leida endale mingisugust kaaslast on ju. Jah, et siis võib-olla see muusika ei ole nii oluline, muusika peab lihtsalt hea olema, et kõigil oleks nagu hea tuju ja naised oleks nagu nii-öelda valmis. Aga ja selles mõttes on suur vahe, mis ma ise kunagi mõtlesin, kui ma käisin kuulamas ja pidudel võib-olla rohkem on see, et mulle meeldis ka, kui noh, see on seotud ka sellega, et ise nii palju seda elektroonilist mussi endast läbi lasnud on ju, siis mulle meeldis kuulda peol muusikat, mida ma ei ole varem kuulnud on ju. Aga ütleme, tihtipeale, mille peale rahvas lolliks läheb, on just see, et nad kuulevad mingit tuttavat lugu, mida nad on juba varem kuulnud. Et see on nagu siuke filosoofiline erinevus, et kas sa lähed nagu kuulama midagi, sa tahad avastada midagi või siis sa tahad on ju pidu panna ja kuulata seda, mida sa juba oled kuulnud. No mul oli niimoodi, et no, tegelikult ma niimoodi omal tahtel lihtsalt, et ma lähen nüüd peole oli väga vähe, sest tavaliselt kogu aeg kutsuti mind või ma ise mängisin, siis olin ka peol. Aga mis oli nagu oluline, oli ikkagi see ka, et no algus oli need tehnika oli sinne nigel, aga mingi hetk ikkagi juba hangiti korraliku nagu biotehnikat, et just nagu korraliku tehnikaga kuulata seda. See oli nagu hästi oluline ka ja no selle iga muusika puhul on see oluline, et no, Drum and Bassi puhul ka ikkagi, et bassid käivad läbi keha ikka ja selline vibra tuleb. No ja seda efekti ikka ei saa kodus kätte ükskõik, kui head sul need monitorid seal on. Ei no see, jah, esiteks ei saa ja teiseks no see kuidagi see bio vibe ka, et ole nagu, see ka, noh, et DJ mängib nagu järjest nagu lugusid ja kui ta on hea DJ, siis see miksimine on ka selline, et ta on nagu looming on ju. Ja see on üli oluline. No ja see on DJ puhul ongi nagu see miksi koht on nii-öelda tema loomingu koht, et noh, tegelikult ta mängib ju noh, 2 erinevat lugu on ju, aga see, kuidas nad kokku sobitab, see vahepealne osa, see on nagu siis see tema nii-öelda skill ja amploa on ju. Ja see tunnetus ka, et ta peab ära tunnetama selle, mis tuleb järgmiseks looks. Ei ole niimoodi, et tal on mingi list, et ta teeb tuimalt, eks paneb lood mängima, vaid on, tänapäeval hästi palju tehakse seda, et kõik on juba valmis tehtud, et noh, isegi mina, kui ma mängin oma asju, siis ma ikkagi jälgin, et kuidas inimesed reageerivad ja noh, millal midagi mängin on ju. Ja DJ puhul on see hästi oluline, et ta nagu järgib ka seda publikut on ju, et vastavalt sellele siis mängib lugusid. Ja sellega, kui ma esimest korda läksin puldi taha mängima aastal 2014 oli see. See oli alles eile, jah? No, põhimõtteliselt. Aga siis see oli Tartus Genialistide klubis, Kivipass oli peo nimi. Jaan kutsus mind sinna mängima või ma ise surusin ennast, ma mäletan ju. Aga siis mul oli tunniajane set oli ja siis oli mul täpselt tehtud, isegi sekundi pealt oli pandud nagu loo taha siis see koht, millal ma pean järgmise loo mängima panema on ju. Ja mängisin CD-dega siis ja panin esimese loo tööle ja juba teise looga läks mul see list perse, sest ma panin vale loo mängima. Ja siis ma mõtlesin, korra oli nagu paanik, mis ma nüüd teen, et mul on nagu valmis kõik tehtud on ju, aga siis ma viskasin selle listi minema ja siis pärast seda ma ei olegi ühtegi nagu kasutanud, et ma mõtlen alati esimese loo läbi, et mis ma esimesena mängima panen ja siis kõik ülejäänud tuleb nagu nii, ütleme, tunde pealt on ju. No mul on nüüd kogemusi nii palju, et mul on nagu olnud sellised olukordi, ma teen ka alati mingisuguse plaani valmis on, aga ma ei kasuta seda tavaliselt. Ja on olnud olukordi, kus ma teen totaalselt ümber kõik plaani, ma vaatan, et see, ma olen ju käinud, ma ei tea, iga ime kohtades mängimas ja siis ma mõtlen, et ma saan inimesed aru, et kes seal on, siis ma üldiselt muidugi ma käin sellistes kohtades, kus nagu on nagu vastab publik, aga ma olen käinud näiteks mängimas Kadriorus suvel oli üks pensionäride õhtu oli ja siis me kutsutasime mängima selle kontseptsiooniga, et kuidas siis on nagu neid vanu lugusid samplitud ja nüüd uues nagu esitan. Aga see oli nagu lahe selles mõttes, et ma mõtlesin, mida ma nüüd teen, aga ma hakkasin mängima ja siis vaatasin, kuidas rahvas nagu vaikselt valgub minema. Et nad
ei haakanud üldse selle teemaga. Kui peale mingid kukerpillid mängivad seal ja siis tuleb mina, et see nagu ei ole nagu okei. Ja no selle jaoks peab olema üsna lai amploa ka ikkagi kaasas muusikat. No ma mängiks omi asju, aga jah, et ütleme, kui mängid nagu jah, just nagu DJ-na, muidugi, siis peab olema ikkagi mingi varu on ju. Aga kaua te siis Luugiga esinemas käisite või nagu kui pikkadeks aastateks see teema oli? Tegelikult see oli suhteliselt, siis tundus see terve igavik, aga tegelikult see oli suht lühikest aega, see oli 94, 95, 96 ja 97 oli juba laiali kõik. Ja siis tulime korra tagasi veel 2000 algus on ju, aga sealt enam ei tulnud midagi, sellepärast, et ega me ikkagi kasvasime lahkuna, et seda jah, neid aastad oli seal, ütleme, kolm aastat oli siis aktiivset aega, ega rohkem ei olnud keriti. Miks te laiali läksite? Põhjused olid erinevad, et nagu ma ütlesin, hakkasime nagu erinevad arusaamad tekkisid ja see oli palju põhjusi, aga esimene oli see, et alguses me alustasime kolmekesi, siis Tõnis suri ära on ju kohe alguses, ta algus nagu olime koos, aga ta kohe tajus, et see ikkagi ei ole see on, siis me Indrekuga jätkasime kahekesi, see oligi see põhiaeg, aga siis põhjus oli erinevad oli, et me saime mõlemad omale nagu elukaaslased, teine oli see, et ma läksin ülikooli ja kolmas oli see, et oluline oli see, et see muusikastiil läks tumedaks, kuidagi nagu muutus see kogu see breakbeat värk üldse üle maailma, et läks nagu teistsuguseks. Kadus see selline nagu happy breakbeat või selline nagu happy rave. Multikalisus kadus ära. Täpselt jah, ja siis nagu tundus niimoodi tegelikult, ei tajunud seda, et see tuleb tagasi, kõik käib nagu ringi ratast. Ja siis 97 oli jah, sisuliselt midagi enam ei teinud. Ja Indrek hakkas omi asju tegema, seal mingid musaprojekte, mina jätkasin selle Luugi asjaga ikkagi. Ja vahepeal meil tuli üks Joel, tuli ka kampa, et mõtlesime, et saame nagu värsket verd, et passi tuli mängima sinna, aga see ei toiminud. Ja see huvitav, ma olen suur Taapstepi fänn, siis ma olen ka uurinud nii palju, et kuidas see Taapstep alguse sai ja see sai ka nagu mingisugusest tumeduse lainest, et mingi garaažmuusika läks järjest nagu tumedamaks, siis tuli see two-step ja lõpuks ta nagu kuidagi arenes nagu hästi tumedasse suunda, mis ongi nagu Taapstepi suund. See oli 2000 algusest. Et see, kui ta tuli see Taapstep on ju, siis ma olen vau, et see on nüüd uus asi, et see oli nii võimas oli see. Ja mul oli sama efekt. See oli umbes sarnane vaimustus nagu seal breakbeatiga 90 alguses. Aga kuidagi see praegu, võib-olla ma eksin, aga paranda mind, aga minu arust nagu ma ei ole nagu kuulnud, et see Taapstep praegu mingi väga uusi asju või sealt midagi edasi arenenud ei ole või ta on kuidagi täiesti muutunud on, kuigi peab ütlema, et Taapstep on ka täiesti ulmeliselt tagasi tulnud, aga see Taapstep on hoopis teise vaibiga, kui ta oli siis, ma ei tea, seal tipuaegadel mingi 2005. kandis 2005 kuni 2007 või midagi seal, et ta on täiesti, ütleme, toona mind nagu võlus ära ka natuke see, et Taapstepis on minu arust nii palju ruumi või nagu niisugust vaba tühja ruumi. Õhku. Ja just õhku. Ja muidugi see pass on ju. Et ta ei ole nii nagu kokku pressitud, et ta nagu kuidagi selline õhuline. Aga jah, nüüd on muidugi on läinud ta nagu selliseks, ütleme, troppide üle trumpamiseks ja need tropid ei ole nagu sellised skrillexlikud enam, et nagu siuke kõrva kriibib on ju, või siuke ameerikalik, aga nad on nagu ägedalt kõlavad ikka, aga hästi sarnaselt on ju. Et kuigi jah, praegu võib küll öelda, et ikkagi nagu väga-väga populaarne jälle. Aga see on jah teine nagu ütleme, teine toon on tal täitsa. Aga kas see on ka, mul on nagu selline tunne, see on nagu muidu selline rokipeerud räägivad umbes, et minu noorusaiga oli õige muusika ja tuli see, sündis see muusika, et siis 90 algust sündis on ju see breakbeat ja nii edasi, jungle ja drum and bass on ju, ja sealt edasi tulid need Taapstepid ja värgid on ju, aga ma ei ole täheldanud, et praegu oleks midagi sellist plahvatuslikku tulnud või on see lihtsalt, et enam ma ei taju seda? See ongi see, mida ma ise mõtlesin ka, et minul oli jah viimati Juke muusika oli see, mis ma kuulsin mingi aastal, ma ei tea, 2018 äkki või midagi sellist. Oli see
viimane, Footwork on selle teine nimetus. Ma kohe uurin, kui me siit ära läheme, aga ja mis üks tähelepanek on veel, mis on jube huvitav ja äge on, Aafrikast tuleb jube head musa. Ja. See on ka täitsa, see ongi nagu kogu see juured ongi sealt kogu see, millest me räägime praegu on ju tegelikult. Aga see, ma kuulan mingid Aafrika asju, ma ei oska isegi neil on oma stiilid seal, aga see on ikka kohati kuulan täitsa lõpnud, see on nii teistmoodi. Jah, võib-olla täitsa nagu viimane, mis nagu suurt vau-efekti mulle tekitanud, aga oli ka see mingi Amapiano laine, aga mulle tundus, et see nagu tuli hästi kiirelt ja nüüd ta juba suri välja. Aga Aafrikas on neid žanri nimetusi isegi mina enam ei tea, seal on mingi mis iganes. Ma veel üritasin nagu näpuga järgi pidada mingi periood on ja aga nüüd on nagu kuna seal on ka vist teatud kohtades on see areng, nii-öelda majanduslik areng on nii tugevanud, et on võimalused olemas on ja siis teevad ka jube hästi nagu. Ja ma nägin mingit huvitavat, see oli ilmselt mingi sotsiaalmeedia klipp, aga et mingi Aafrika saarele oli kukkunud mingi laadung siis süntidega lennuki pealt on ju, kogemata inimestele sinna on ju, ja siis nemad olid arvanud, et see on tulnukate saadetud helitehnika neile ja siis nad tegid siukse veits Lõuna-Ameerikaliku siukse mingi, ikka natuke elektrooniline siuke mingi muss oli, mis oli mulle väga nagu eriliselt ei kõlanud on ju, aga mingi hull story oli sinna juurde mõeldud, et mingi seltskond, kes on nagu täiesti puutumatu siis teistest mõjutustest. Ja just. Ja saavad järsku kätte mingisugused mingid Rolandi sündid ja asjad ja siis hakkavad seal ise katsetama on ju. Aga mis sa muidu praeguses üldse igapäevaselt teed? Ma filmin kogu aeg igal pool ja mul on nagu kaameratega, et selles mõttes nagu, see on ka jälle, seal on ka pikk ajalugu, et ma hakkasin juba filmima Kaele 80 lõpus juba selle, siis oli mul see, tegelikult isal oli, aga mina kasutasin, oli see 8-milline kinokaamera. Filmikaamera. Filmi lindile. Ja. 8-milline see, ja see pidi ilmutama pärast ja selle pikkus oli mingi alla 2 minuti vist. Tänapäeval moodne juba, et nii lühike on ju. Ja sellega ma hakkasin toimetama on ju igasugu lollusi tegema ja siis ja sealt edasi läks juba VHS-kaamerad ja sealt tuli juba digikaamerad ja sealt tuli juba hübriidkaamerad tänapäeval ja nii edasi. Sul on siis kodus mingisugune suur VHS-ide kogu ka, et sa mainisid enne, et sa filmisid seda, kui te tegite magamistas mussi. Ja. Mul on, ma olen need VHS-id nüüd ära digitaliseerinud peaaegu kõik vist, aga on küll ja igasugu materjali on luugi ajast hästi palju ja enne luuki ka filmitud. Et mul on kogu aeg kaamerad olnud kaasas ja selles mõttes on hea, et on nagu pildimaterjali ka, liikuva pildimaterjali ka on olemas. Tohutu arhiiv on see ikka, jah? No jah. Pidudel filmisid ka? Jah. Osa asju on ka avaldatud, aga üldiselt mul on veel nagu tänapäeval on see probleem, et kui on ikka näod nagu selgesti näha on ja siis nagu ei nagu suvaliselt panna üles on. Eriti kui on piduhoos on. Kui need triibud seal laual. Ja, aga sellest saaks kindlasti mingisuguse huvitava 90-ndate siukse reividoki. Ja Tartu muuseum on juba, ma olen neil mingid asju andnud ka juba, nad on küsinud, et mingisugust Eesti nii-öelda ööelu kultuuri kohta. Midagi ma olen neile andnud. Jah. Aga mängimas käid ka siis vahepeal ikka? Jaa, kui kutsutakse, siis käin ja nüüd eelmine aasta, üle-eelmine aasta on päris aktiivne olnud see asi. Eelmine aasta oli tänu vinüüli väljaandmisele, aga üldiselt ja ikka kogu aeg midagi toimub. Samas ma üldse ei pussi ega ei reklaami ennast, et täpselt niimoodi rahulikult. Aga ise uusi lugusid teed? Ei, praegu ei tee, praegu nagu fookus on pere peal, aga siin mingi periood sai tehtud asju päris edukalt ja mul on tegelikult sahtlis ka veel mingid asju, mis on nagu sellise nii-öelda päris suure potentsiaaliga asju, aga need tuleb, nad on nagu olemas MIDI-failina, et tuleb ka siis hakata vaatama. Ja see on ilmselt ka see, et kui sul on nagu hästi palju projekte sahtlis, siis see tundub selline täiesti mingi Kolgata mägi, et hakata mingisugust vana asja ette võtma, mis on enam-vähem poolikult valmis tehtud ja siis hakata seal nagu orienteeruma. Sellise kujul ma ei viitsigi jamada, et ma pigem 2 varianti, kas kasutan AI abi
tõenäoliselt. Ma ei viitsi küll hakata tegema, nagu vanasti tegin, et 2 nädalat nagu olin nagu elust väljas. See ei olegi reaalne, nagu endal on pere on ja nii edasi. Aga igal juhul mingil moel, just DC Critical oli ka eelmiselt lõpus, ta andis plaadi välja. Noh, ma pidin ka seal midagi tegema, aga mul lihtsalt ei jõudnud kahjuks. Ja Critical ütles ka, et tule lihtsalt stuudiosse ja et tema võib see tehniline pool olla, et ma lihtsalt pakun oma ideid välja. Et ideid mul on palju, aga lihtsalt nad ei ole praegu realiseerunud. Muusikalisi ideid ma mõtlen ka. Et selles mõttes midagi ei ole nagu ära kustutatud, et kõik läheb edasi. Aga video osa on siis sul põhimõtteliselt ongi sinu nagu igapäeva töö juba siis, jah? No, mida sa filmid? Kõike elu filmid. Kõike elu? Kõike elu filmid, erinevates variantides, isegi podcasti teen ka, jah. No, nii palju, kui sa nüüd viimasel ajal oled mängimas käinud, siis enne me korra rääkisime, aga et mis sinu hinnangul peostseeniis nagu erineb tänapäeval, et sa oled 90-ndatel näinud seda, et kui need telefonideks, aga on mingi täiesti teistsugune, ma ei tea, meeleolu? Võib-olla see spetsialiseerumine on toimunud, et ikkagi tullakse stiili, varem oli niimoodi, et kõik ühel peol, et kõik stiilid on selline, mõnes mõttes nagu äge, teises nii ja naa, ma ei tea. Aga jah, see tullakse ikka stiili peale kohale tavaliselt ikka, see on küll ja kindlasti kohe. Et kui on ikkagi vanakooli breakbeat, siis on publik tuleb selle peale kohale. Ütleme, nii spetsiifiline tavakuulaja jaoks on isegi see drum and bass üldiselt spetsiifiline, aga seal on ka nii palju erinevad variatsioone. Ja siis on, et need, kes on spetsialiseerunud, et nad mingitest, ma ei tea, väga robustsest tagumisest ei taha midagi kuulda, nad tahavad näiteks ainult mingit oma liquidit minna kuulama. Nii ongi jah, et see on küll suur erinevus jah, et varem oli, ütleme 90-ndal oli ikka jah, et tuli kõike sealt on ja. Siis oli veel, ma mäletan, oli eraldi maailm oli veel need venelased, Vene trance oli või see quatrance tähendab venelastel, mitte Vene trance, quatrance on ja mingi seda kuulas millegipärast venelased just, et see oli nagu eraldi peod paralleelselt toimus, ma mäletan. See on päris huvitav maailm, ma olen palju käinud sellistel pidudel, üks pööripäeva reiv toimus kogu aeg aastaid, ma käisin seal, nüüd pole ammu käinud, ma ei tea isegi, kas ta toimub enam, aga see psytrance ja quatrance maailm, see on nagu, seal on ka mingi hästi kindel rahvas on, kes käib seda kuulamas ja selle muusika kuulamine tundub mulle küll selline, et seda peabki kuulama, et sa ei saa nagu minna ühte lugu kuulama, vaid sa lähed kuulad seda umbes 16 tundi jutti, et siis sa saad aru, mis asi see on. Ei, täpselt ongi jah, et sa lähed niimoodi sisse sinna ja siis oled seal. Aga see on, ütleme, siukse elektroonilise biidi, ütleme, suures plaanis on see siuke kandev joon, on siuke monotoonne kandev rütm on ju, siuke nagu põhimõtteliselt ongi hästi siuke trummi tagumine on ju. Nagu šomaanid on ju, et see on minu arust see on nagu jumala äge, sa lähedki nagu mingisse teise maailma või nagu mõned läheb trantsi on ju, et see ongi selle võlu minu arust nagu. Jah, et see viib sind mingisugusesse teise seisundisse, et kui sa kuulad on ju, ma ei tea, siukest klassikalist ballaadlugu, see on nagu siuke reis, mis kannab sind üles alla ja ilusti lõppeb on ju. Aga see enamasti ütleme, elektroonilise muusika lood on pikemad ja neid mängitakse ka pikemalt on ju. Et siis see annabki selle võimaluse ja ütleme, kuulata seda tõk, mis kuhugi ära viib on ju. Ja muideks sellega on see ka, et tegelikult ei ole vaja mingit lisaainet selle jaoks, et lisaaine on selle jaoks, et sa saavutaks selle, aga tegelikult on võimalik saavutada samasugune olek ka ilma nende aineteta. Muidugi. Ma mäletan seda, kui ma olin keskkoolis, ma kuulasin õhtuti kogu aeg musa, panin klapid pähe ja siis ma käisin igal pool ära. Mul ei olnud vaja mingisugust asju teha. Ja mis puudub alkoholi, siis alkohol on vastupidine, see surub alla kõik, et see teeb sul lihtsalt totuks, et see nii-öelda alkoholiga nagu musa teha, nagu see on ka välistatud.
et pigem sealt täitsa selge peaga, siis sa suudad nagu, siis sul ei ole mingit takistusi, suudad nagu kuhugi minna, aga see on individuaalne, ma arvan, et ma ei tea, kuidas teised teevad neid asju või tegid kunagi, ma ei tea. Ja kindlasti ja ma ei tea, suured kõlarid aitavad ka kaasa sellele, et drooge pole vaja, on ju. Et need oma ette sa juba seisad sinna kõlari ette, sa tunned, kuidas sul kõik sisikond väriseb, on ju, et see on nagu oma ette juba kogemus. Või selline, ütleme, kui see üksinda kõlaris tantsid on, siis sa ka lähed nii vabaks, siis sa ei mõtle, mida teised arvavad, et sa nagu lollakas oled, on ju. Ideaalis muidugi võiks olla niimoodi, et nagu peol ka inimesed, on ka selliseid pidusi olemas praegu ka, et inimesed tantsivadki nii, nagu nad et ei kontrolli, et see imelik tõmbled siin on ju. Ja see on ka huvitav point, et tegelikult sihukestel klassikalistel pidudel, kus mängivad kukerpillid, tantsivad inimesed paaris on ju, aga sellist reividel tantsivad ju enamasti inimesed üksinda või grupis, aga ikkagi see on sihuke individuaalne, paned silmad kinni ja naudid on ju. Et seal ei lähe sihukeseks kallistamiseks. No see paaris tantsimine, mulle see ei tundu väga süviti minek, et see on ikkagi selline kontrollitud tegevus. Aga kui sa lähed kuhugi, ütleme mingi ürituse, mitte üritusele, vaid sündmusele, siis ja lähed, kuulad seda musa ja lähed nagu nii sisse sinna, on ju, et see minu arust on hoopis teine, see on nagu eesmärk minu arust nagu. Mitte see, et sa oskad nii hästi tantsida ja kõik arvavad, ja tema oskab hästi tantsida, mida teised arvavad. Et ideaalis peaks olema niimoodi, et sind ei huvita, mida teised arvavad, et sa lähed, eesmärk on nagu saada nagu mingisugust head tunnet on ju läbi muusika. Mis see muusika mõte on, ma ei teagi, ongi vist see või? Et saada nagu selline argielus põgenemine või mis asi see on? See asi on muusika. Muusikat ei ole olemas tegelikult ju. See on sagedus lihtsalt. Just. Et see on, meie peas hakkavad need asjad toime, mis asi see muusika me teeme, tõlgendame. Et... No see kohati tundub mulle ikkagi, ei taha muidugi mingisugust edetabeleid teha, aga kui me võrdleme erinevaid kunstivorme, ma ei tea, filmi ja maali ja raamatut ja muusikat, siis see tundub mulle ikkagi mingis mõttes esiteks kõige populaarsem kindlasti ja kõige kättesaadavam ja võib-olla ikkagi ka kõige rohkem puudutab. Et... Ma ei tea ka ühte inimest, kelle muusika korda ei läheks. Siukseid inimesi ma olen kohanud elus, kes ütlevad, et ma ei kuula muusikat. Neid on palju. Või kuulavad seda, mida teised kuulavad. See on ka hästi tavaline, et see, mida teised kuulavad, ma kuulan ka seda. No ja siis mul on alati tundunud, et ütleme, inimesed, kes kuulavad mainstream muusikat või mingit asja, mis raadiost kogu aeg tuleb, et siis ega see ei ole mingi halb asi, aga võib-olla selle inimesel ei olegi nagu elus, ma ei tea, kas nii palju aega, tahtmist või sellist sisemist tungi, siis valida ise endale muusika, on ju, et ta kuulab seda, mis talle nagu pakutakse parasjagu, on ju, ja sealt ta ikka tekib ju mingi valik, mulle see meeldib ja mulle too ei meeldi, on ju. No sellepärast ongi DJ-d küllalt edukad, et suurem osa inimesi tegelikult, ma arvan, ikkagi võtavad seda, mida sulle pakutakse. Ja et ise ei otsi. Ise ei otsi, et see on hea, et ta ei oskagi otsida võib-olla. Just. Aga samas ma ütlen, need inimesed on päris paljust ilma jäänud, et kes nagu ei ole läinud nagu muusikaga süvitsi, sellepärast, et see on, ma ütlen, see on selles mõttes huvitav nähtus, et vahet ei ole, kas on klassikaline või mingi popmuusika, et mõtlen üks asja, aga No selles mõttes, et see on siuke inimese, kui sa hakkad otsima muusikat, mis täpselt sulle meeldib, on ju, siis sa jäädki sinna kaevama, aga selles mõttes see otsimine ise ju, see ongi siuke sinu teekond siis ja selle ilmselt ma vahepeal ka mõtlen, et oi, raudselt on nii palju mussi, mis mulle rämedalt meeldiks, aga millest mul pole veel aimugi, on ju. Muideks huvitav on see, ma segasin vahel praegu sind, aga huvitav on see, et ma juba mingi paarkendast tagasi mõtlesin, et ma olen kõik popmuusika läbi kuulanud, mingid James Brownid ja tegelikult tuleb kogu aeg jälle kuskilt üles mingid uusi asju, et vanu asju tähendab. Et ma arvan, et see on nagu lõpmatus, seda nii palju on seda head muusikat maailmas. Ja siis tekib küsimus, miks ma pean kuulama seda raadiost, mingit ühte sama, kogu aeg üks sama muusika tuleb seda raadiost, samad bändid kogu aeg, niimoodi aastaid. Just. Et kui sa kõrval on mingisugune täielikult ookean, muusika ookean, kus on nagu nii palju asju, mida on tehtud maailmas. Ja, aga selles mõttes on vist sul õigus, et
et ma arvan, et need inimesed on vähemuses, kes ise tohutult otsivad ja kaevavad. Ja kindlasti on vähemuses. Ja. No aga lõpetuseks anna üks hea muusikasoovitus, mida kuulata. Sa mõtled nagu mingid nimesid või? No kas artist või mingi plaat või konkreetne lugu? No kui teeme nagu asja lihtsaks, et ma räägime jälle Aphex Twinist, et kui sinna Aphexi loomingusse kaevuda, et sealt leiab nagu igasugu asju. Et tal on nagu minu arust hästi hea huumori meil ka, et kui ta teeb nüüd, et tal on nagu päris huvitavad asju, aga no sama selle ma paratamatult ma ei soovita seda, mis mulle meeldib, et see Aphex Twin, ma arvan, et see oleks nagu päris huvitav valgus. Aitäh, selle soovitusega lõpetame. Aitäh sulle. Eesti Esu.